No nii, praegu siin. Eest peab ära minema. Ühel ilusal suvehommikul Järva-Jaani sõites tekkis meil idee, et võiks minna Jerevani. Kõlavad nad ju vägagi sarnaselt. Õhtul olimegi lennukis ja järgmise päeva hommikuks kohal. Tundsime kohe, et oleme sattunud ajas justkui 20 aastat tagasi. Tänavatel vurasid sellised masinad, mis meil Eestis on juba ammu välja surnud ja osa neist on leidnud varjupaiga Järva-Jaanis. Jerevanis aga vanad masinad elavad siiani. Mis meil seisab, see Armeenias töötab. See on siin juba reegliks saanud ja selgeks saanud. Sealpool kaugel paistab Ararati mägi ja siin selle Armeenias on üldse igal pool see Ararati mägi paistab. Jerevanis Ararati mägi paistis siin ja valged niivad, sillid, kamassid ja loomulikult ka vanad kombainid, niivad sõidavad, teevad siin tööd. Uskumatu, mingil määral ikkagi uskumatu. See kõik töötab. Armeenia asub Musta mere ja Kaspia mere vahel. Seal elab kokku 3 miljonit inimest ja maa on väga mägine. Naabriteks on Gruusia, Aserbaidžaan, Iraan ja Türgi. No nüüd ma saan küll lapse. Mitu toonekurge läks üle pea, lendas üle. Aga maa, ma ei tea miks, aga maa on nagu kartulivood siin. See nagu vaod on sees. Meil Eestis on ikkagi siuke nagu sile pind, aga siin tundub siuke nagu hästi vagune olevat. Ja täpselt nagu on nagu kartulivagude peale on see pili külvatud. Sellepärast siin ta ka nagu väike kraab ja asjad on sees. Töö käib. Ilus vaadata kohe. Väga ilus vaadata. Eriti ilusa koha peal. Nagu siin. Soovime ka kõikidele Eesti viljavedajatele, viljavõtajatele jõudu tööle. Ma tean, Eestis ka ju päris paljud niivad ikkagi veel sõidavad. Pandi Veres Vello, tervitan sind. Temal on väga ilus, kompaktne niiva. Ja üle Eesti veel kindlasti neid on, ma arvan, mitukümmend niivat Eestis ka sõidab ja teeb tööd. Aga siin kohalik mees ütles, et leidub ka John Deere, leidub ka uuemaid masinaid siin Armeenias. Vaatame, sõidame ringi, näeme elu. Pilt oli kohati päris sürreaalne.
see kõik, mis kaugetest mälusoppidest fotomeenutustena aeg-ajalt esile kerkib, on siin päriselt olemas. Mind valdas tunne, et olen kusagil vana mängufilmi võtetel. Vaata, kus ta ei paki ära isegi, vaid see põhk, mis jääb järgi, see lastakse lihtsalt ühte tükki sinna maha. Кажет, да, теперь туда. Вот систem. Ja nüüd läkski tal juba rikki, on näha, et ta enam seda viimase palli tegi siin ära, aga nüüd edasi tuleb põhk kõik maha põllu peale. Aga seal vanaisa kombaini peale poiss saadeti sinna teatama talle, et tal see kombaini põhusüsteem ei tööta. Et poiss jookseb sinna. Vaatame, mis siin toimub. Ahah. Tuone kuredelle. Nüüd ma saan aru. Ma hakkan järjest rohkem nagu aru saama selleks, et miks seda Järva Jaani traktori õppeklass on nii vägev ja võimas. Ja muuseas, kes veel ei tea, siis Järva Jaanis seal samas meie õppekeskuse mõisa kõrval on olemas veel üks hoone, kus on kombaini õppeklass. Ja selle kombaini õppeklassi sees on täiskomplektis samasugune Niva kombain. See võeti tükkideks lahti, veeti uksest sisse ja aknast, kus iganes nad selle kõik sisse juppidena tõid, pandi uuesti kokku ja selle pärast, et seda kõike saaks õppida ja kui katki läheb, saaks terveks teha. Nii et inimene, kes töötas kombaini peal, masina peal, traktori peal, peab olema taolise tehnikaga võimeline seda remontima. Siin ei ole mitte mingit muud lahendust. Что бывает? Текущий ремонт. Случайно. Ага, да. Попадали, сейчас крутим. И будет в порядке. Да, конечно. Самое главное, чтобы знаешь дефект откуда. Конечно. У нас в Эстонии тоже был, когда они использовали такие машины, был в классе, в школе, где был целый комбайн. И юнош, молодые люди учили все, комбайн, все деталь, как ремонтировать и все. Да. В 1978 году я с комбайнером работаю. Да. 78. 45 лет уже. 45 лет на комбайне. На это Нива? Такой Нива, да? Нива. Только Нива. А этот 32 года уже. Nii et kõige tähtsam kombaineri mees ütles seda, on see, et osata aru saada, milles on viga ja see jooksvalt põllu peal korda teha, nii nagu see elu siin praegu käib. No. Ja kombainer, vanaisa, on siis juba 45 aastat kombainiga sõitnud, on kombainer olnud, nii et professionaal. Sellised mehed tunnevad kohe hääle järgi juba ära või lõhna järgi, mis täpselt viga on või väikse kolksu järgi või midagi sellist. Et see käib niimoodi. Ja näete, vanaisa, poeg, pojapoeg, põlvest põlve antakse teadmised ja oskused edasi. Põlvest põlve. Nii et.
прием. Супер. Это просто... Поднимайся на капот или где-то, чтобы Да. видно было. Да, да, Верно, да. как разгружать. Abi, şef. Hai fanată, merkajat slume. Töö on tehtud. Masinad, tehnika on täitnud oma ülesande, nad on saanud hakkama. On remonditud, on sõidetud, on noortele antud edasi pisik tehnikaga tegelemiseks. Nii et jõudu tööle, mehed! Siin, kes neid masinaid elus hoiavad. See küll saastab natuke loodust, aga gaasi peal, see on veel diisli peal. Ja. Uued põllud ootavad kombaini ja veoautot ja kell on saanud nii palju, et päike on loojunud Ararati mäe taha, kuru taha ja nüüd on aeg minna koju. Meiegi lähme otsime endale öömaja. Sarumsiz kağıt vay 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 Yemin çobot merdagıt vay 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 Yara sarumsiz kağıt vay 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 Yemin çobot merdagıt vay 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 Asum esir vay 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 El duçestin papaga vay 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 Asum esir vay 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 El duçestin papaga vay 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 Mis sillimargiga on siin antud juhul tegemist? Ei taha minna. Mis on sarnast Jerevanis ja Jerevanil? Tuleb bussijuhiks. Яблочный водка домашний. Samakas, aga ei ole hea lõhnada. Vay 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 sırtı ses hanele vay 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 Akarove yaras can siruci yaras Akarove yaras
Vaat selline lugu siis. Nii et kindlasti ma soovitan kõikidel nostalgiahuvilistel tulla Armeeniasse. Siin on lihtne võtta rendiauto ja mööda mägist maad lihtsalt ringi tuuritada.